Tere õhtust, head televaatajad! Taas on neljapäev ja alanud on saade Telert TV. Nagu te teate, see on saade, kus nii mina, Edaine Seti, Heti Tulve, Taina Mihhailova ja Rolf Roosalu käivad külas toredatel Eesti inimestel. Nii et ilma pikema jututa hakkamegi peale. Meie tänase avalöögi teeb meile kõigile armsaks saanud laulja Edaine Seti, kes läheb külla kunstnikule, kes vaatamata oma kõne ja liikumispuudele ei ole oma andele ega unistustele käega löönud. Nimelt maalita jalgadega. Peame ära ka mainima selle, et loo valmimisel oli suureks abiks tema perekond. Meil on kolm tükki, kui keegi on kasside allergiline, siis... Ei ole. Ei ole õnneks? Ei ole. Astuge sisse. Tere! Nupi. Ta ei olnud. Mina olen Aime. Väga tore. Oi, teil on nii hea soe siin. Võtame sussi täna. Ta hakkas tükimasinaga tegema. Kirjutusmasinaga. Tavaline see. Mehaaniline kirjutusmasin. Hakkas ülevalt otsast peale ja et tal ka ükski asi segamini oleks läinud, seda ei olnud iialgi. Ja postikana. Need on need ju postikana ja näpu ja näiteks need roosid siin. See oli Estopäevad 92 ja sinna saatis siis vaat niisuguse. Niisuguse paketi saatis sinna ja nüüd oli vist, ma ei tea, mitukümmend tükki. Neid sai paljundatud siis. Siin on igasuguseid niisuguseid huvitavaid asju ka. Ma oskan rääkida ka tegelikult. See on nii vahva, et seal on sedasi, et seal ta loeb see teksti küll, eks ole, aga komad ja punkt ja siis tänan tähelepanu eest. Kuidagi niimoodi jääb nagu poolik. Jääb nagu õhku. Praegu ta nüüd on viimasel ajal teinud õlimaali põhiliselt. Õlimaali. Sest jälle akvarelli peab ju tegema kiiresti valmis, aga õlimaali saab, kui läheb midagi sassi, siis saab ümber teha ja teinekord on nii, et mõnda tööd ta teeb, ta on kõige rohkem vist ühte tööd, ta tegi 2 aastat oma autoportreed. Aga muidu on kuu aega ja... Kas mõni õlimaal on siin, mida me saaksime vaadata ka äkki? Üldiselt on niimoodi, et meil on praegu maalid on näitusel kõik Raikkülas. Raikkülas on tema maalide näitus praegu. Ja see on aprilli keskpaigani kestab 12-ndani. Palju seal töid on? Ma ei mäleta, kus 30 ringis. Aga siis on neid, mis meil on siin kodus, mis ei ole näitusel ja mis on raamimata ja ma võtsin neid siit järjest välja. See on nüüd üks akvarell, see on üsna alguse töö. Siin on nad niimoodi segamini. See on üks õli. See ei ole akvarell, vaid see. Pastell, eks? Jah. Aga näed, ta on hakanud ära kooruma niimoodi ja... Eks see oleneb vist paberist ka? Ei tea, aga nad on ju... Ta teeb ju oma tööd kõik ja saadab need, peab saatma kõik Liechtensteini. Sest ta kuulub sinna sellesse ülemaailmsesse assotsiatsiooni, kus on kõik sellised inimesed, kes joonistavad kas suuga või jalaga. Ja muide, suuga joonistajaid on palju rohkem, jalaga joonistajaid on vähem. Aga millal Meelis maailm hakkas? Üle 10 aasta tagasi on seda ikka küll. Üle 10 aasta tagasi. Ja kus see huvi tekkis? Ma ei tea. Seda me peame küsima Meelise käest. Kus see huvi tekkis maalimise vastu? Vaatame, mis Meelis näitab. Kui arvuteid polnud veel, siis oli ju vaja oma aega sisustada ja siis oligi maalimine see asi, mis mu aega sisustas. Just. Arvutitega on Meelis väga kodus, ma saan aru, et maalimine ei ole üldse mitte ainus asi, millega ta tegeleb või millega algul ta alustas maalimist, eks ole, arvutites või kunsti tegemist. Siis ta maalib ja ma saan aru, et ta teeb ka arvutis hästi palju tööd praegu, et kas teeb veebisaite ja mis kõik ta... Tema Liikumispuuetega Inimeste Liidu ametlik veebmaster.
siis lõpetas tema selle arvutipõhise õppe SINK ja praegu ta on selle SINK-i tegevdirektor. Meelis, sa teed nii palju erinevaid projekte, sa teed veebilehekülgi, ma isegi ei tea, mida kõike sa teed, sa maalid, aga mis on sinu jaoks võib-olla see kõige olulisem projekt? Tähtsam ja olulisem projekt on hetkel just see kõnniroboti veebilehe haldamine. Muidugi on muidki väiksemaid asju. Tööd on palju ja igavust tunda sugugi ei ole võimalik. Meelis, milline maal sul veel tegemata on? On palju mõtteid, mida või keda võiks veel maalida. Olen senini veel vähe inimest maalinud. Ehk see oleks järgmine väljakutse. Millist teemat on kõige lihtsam maalida või milline on sinu lemmikteema? Lemmikteema on vist meri. Kivid, kõike ilusat on hea maalida. Meelis, on sul võib-olla sõnum teistele eestlastele, mida edasi anda? Tahan öelda seda, et minusugused ratastoolist või muul moel erilised tegelased ei erine teist endist sugugi peale oma nähtavate vigade. Kõik me oleme ühesugused inimesed, kellel on oma tunded, mured, rõõmud. Ei tähenda see, et ma ei suuda maju ehitada või maad künda, aga see-eest oskan muul moel kasulik olla. Maalides pilte, hallates internetiservereid, tehes veebilehti. Kõik see on mulle vägagi jõukohane. Kuidas nii erinevad asjad nagu kunst ja arvuti programmeerimine üldse kokku käivad? Programmeerimine on ka suur kunst ja väga suur täpsust nõudev asi. See on nüüd täitsa ise välja mõeldud tal. Selle maali nimi on Hobuse reiskuule. Väga vahva. Abstraktne maal. Ma istun vahel öös kella 3 üleval, aga saama selge magama. Ööloom. Mulle meeldib ka öösiti üleval olla. Öösiti on kõige parem tööd teha, et keegi ei sega ja siuke mõnus aeg. Aga siis magad kella 12. Seda küll. Kuidas on ikkagi see nii läinud, et Meelis nii vitaalne ja nii positiivne ja hakkaja inimene on, et kas ta on oma loomult selline või on siin kuidagi teie käsimängus? Ei, ta on ikka vist loomult ka niisugune, sest oli muidugi niisugune aeg, siis kui arvuteid veel ei olnud, siis oli tal üks niisugune minnalaskmise periood küll, kus tundsime, et ta kuidagi ei osanud nagu olla või ei leidnud endale niisugust õiget teed elus aga see läks mööda siis, kui tulid arvutid, kui tekkisid need arvutisõbrad ja praegu on ta muidugi nii, et ta ei unusta iial ütlemast seda, et elu on elamiseks, mitte virisemiseks.